rahaühikut teemaks. Rääkisime, et me elus kasutame hästi palju kümnendmurde. Näiteks meie poe tšekkide peal need kümnendmurde raha tähistamiseks. No räägime rahaühikutest, siis no, teate väga hästi, et 1 euro on 100 senti. Järelikult 1 sent on 1 sajandik osa eurost. Ehk kuidas me kirjutaksime kümnendmurru abil, näed niimoodi. Sent on sajandik, järelikult asub teisel kohal peale koma. No näiteks 10 senti, 10 sajandikku. Ehk see on 0,10 eurot ja pane tähele, me kunagi rääkisime, kui defineerisime hariliku murru, et see murrujoon on jagamismärk ja mäletad jagatise omadus, et nullid võib maha võtta siit ja siit ja siis jääb 1 kümnendik. 10 sajandik on sama, mis 1 kümnendik ja sellepärast, et nullid lõpust võib maha tõmmata, ainult lõpust. Et võib kirjutada ka niimoodi 10 senti. Muideks 50 senti järelikult, see on kuidas 0,5 eurot kirjutatakse. Võib kirjutada, eurot ikka, eurot. Võid kirjutada 0,50, võib kirjutada 0,5. Ja ülesanne on teil kirjuta siis kirjuta eurodes ja sentides. Raha antud niimoodi kümnendmurruna. Ei saa ma kahjuks praegult midagi selle pahandusega teha. Teistes programmides on veel ebamugavam kirjutada. Nii, no see on siis, mis te arvate, see täisos ongi eurot, on ju? Ja murdos ongi sendid, eks ole ju? Ehk see on 65 eurot ja 12 senti. Nii, üks tähelepanek, kui sul on niimoodi kirjutatud, see on mis? See on 6 eurot ja 50 senti, kallid, on ju? 5 senti oleks niimoodi. Vot see on 5 senti. Nii-öelda kümnelised sendid on esimesel kohal peale koma ja ühelised sendid on siin teisel kohal peale koma. See on 6 eurot ja 5 senti. Nii ma loodan, et sa saad nüüd ülesanded teha leheküljel 64 allpool. Ma kirjutan need kooli. Räägime paar sõna massiühikutest. Õigemini ainult kõige tähtsamast, mida me elus kasutame, on kilogramm, eks ole. Ja ma loodan, te kõik teate, et 1 kilogrammis on 1000 grammi. Järelikult, no kui on imelikud häälitsused, siis see on minu koer, täna on elevil millegi pärast. Järelikult 1 gramm on 1/1000 kilogrammist, on ju? Kuidas me kirjutame? 1000. Niimoodi, 3. kohal peale koma on ju tuhandikud, ühelised grammid nii-öelda siin. Näiteks 10 grammi, kus ta oleks? No, see oleks 10 sajandikku. 10 tuhandikku. Ma ei tea, kas ma pean nii pikalt kirjutama kogu aeg. No okei, 10 murruna siis 0,0 niimoodi. Nii pange tähele, vahest
seda nulli lõppu ei ole kirjutatud. Jah, mäletate jagatise põhiomadus. Nii, ehk võib olla ka niiviisi kirjutatud. Seda ei ole. Aga sa tead, et see ei ole 1 gramm, see on 10 grammi siin. No ja väga palju kasutame 100 grammi, jah. 100 tuhandikku kilogrammi. Ehk see on siis 0,100. Ja mis me ütlesime, need nulle võib mitte kirjutada. See on sama, mis võib olla niimoodi 100 grammi, võib olla, see on null selline, võib olla kirjutatud lihtsalt 0,1. Niimoodi. No 500 grammis kirjutame, kuidas see võib olla. See on 0,500 või 0,5 kilogrammi. No ja millised ülesanded? Teil on antud siis arv kilogrammides 10 murd, nagu ma näen. Näiteks 12,135 kilogrammi ja teie peate esitama kilogrammides ja grammides. No muidugi täisosa ongi kilogrammid, on ju. Meil on 12 täiskilogrammi ja murdos ongi grammid. Et selles arvus on 12 kilogrammi, 135 grammi. Nii, no ja üks tähelepanek. Näiteks, kui sul on 6,1 kilogrammi, see on, paneme üks juba oli, paneme midagi muud, 3 näiteks. See on 6 kilogrammi ja pane tähele, see on 300 grammi siin. Mitte 3. 3 oleks niimoodi. Vot see on 3 grammi. A 30 oleks niimoodi. Vot see on 6 kilogrammi ja 30 grammi, nii et ole palun tähelepanelik, ülesanded kirjuta nagu alati. Palju.